Sealmaal küll, et võime pihta hakata ja kui keegi jääb hiljaks, et ta võib meiega ei tea, kas liituda ja võigu midagi. Kõigepealt, tere tulemast Tartu Linnamuuseumisse. Minu nimi on Silver ja mul on erakordselt suur au teha sissejuhatus meie tänasele üritusele, ettekandele, mis on pühendatud Tartu rahulepingu sõlmimise 98. aastapäevale. Ja samamoodi on mul erakordselt hea meel tõdeda, et meid on siia täna nii palju kogunenud. Suur aitäh teile selle eest. Loodan, et kõigile meeldib, kõik jäävad rahule. Sõnapaar Tartu rahu ei vaja enamusele meist suuremat lahti selgitamist. Tegemist on 1920. aasta 2. veebruaril Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmitud rahulepinguga, mis lõpetas 14 kuud kestnud vabadussõja, seadis kahe riigi vahel sisse diplomaatilised suhted ja andis noorele vabariigile võimaluse rahutingimustes oma ülesehitustööd alustada. Tartu rahulepingu allkirjastamise mõju on väga raske üle hinnata. Et lisaks kurnava sõja lõpetamisele tõi ta Eestile siis ka tema esimese rahvusvahelise tunnustatuse ja seda veel sellise suurriigi poolt nagu Nõukogude Venemaa, kes tõele omandas 1920. aastatel oli nii sise- kui välispoliitikat arvesse võttes suhteliselt keerulises seisus, aga sellegi poolest oli Nõukogude Liidu näol tegemist riigiga, mis oli rahvusvaheliste suhete malelaual väga tähtis ja oluline mängunu, kellega siis kõik arvestama pidid. Sealjuures eriti just nimelt Eesti poliitikud ja diplomaatid. Ja just nimelt nendele rahvusvahelistele suhetele, riikidevahelisele läbikäimisele ja diplomaatiale üleüldiselt meie tänane loeng siis keskendub ka. Kuuleme, kuidas siis, mis iseloomustab 100 aasta vanust ja 100-aastase kogemusega Eesti diplomaatiat ja selle diplomaatia lugu. Kohe annan sõna meie tänasele ettekandjale Erki Bahovskile, kes on sõitnud meie juurde siia kaugelt Tallinnast. Erki on siis ajakirja diplomaatia peatoimetaja ja lisaks sellele on ta siis olnud oma karjääri jooksul ja on töötanud mitmes meediaväljaandes, sealhulgas on ta tööl olnud ka näiteks Euroopa Komisjonis. Tema sõnavõtte arvamusi võib lugeda lehest ja kindlasti on paljud teist näinud teda esinemas ka telekanalil. Ja täna siis Tartu rahu 98. aastapäeva puhul on siis ta väga lahkesti olnud nõus tulema siia ja pidama meile loengu pealkirjaga Eesti diplomaatia pöördepunktid. Ja ma arvan, et mina ja teie kõik olete nõus, et Erki on selle teema käsitlemiseks, lahkamiseks väga sobib inimene ja kindlasti tuleb hästi põnev ja hariv loeng. Oma küsimustega palun oodata ettekande lõpuni. Et siis on kõigil lihtsam, on lihtsam ettekandjal, on lihtsam publikul ettekannet jälgida, et kõik asjakohased ja teemat puudutavad küsimused siis palun esitada pärast loengu lõppu. Ja lisaks siis pärast loengu lõppu, pärast neid küsimusi ka, umbes orienteeruvalt tunni aja pärast, olete siis kõik oodatud ka meie esimese korruse salongi, kus on valmis seatud väike kohvilauake ja seal saab siis kohvi ja küpsiste kõrvale seda teemat siis natuke vabamas õhkkonnas arutada. Nõndaks, minu poolt on siis kõik ja sõna on Erki Bahovski. Aitäh kena sissejuhatuse eest ja tere kõigile ja soovin kõigile ka ilusat Tartu rahu aastapäeva. Nagu juba öeldud, ei kavatse ma keskenduda selles ettekandes üksnes Tartu rahule, loomulikult tuleb sellest juttu, vaid tahan rääkida Eesti diplomaatia sõlmkohtadest. Pigem on tegemist ka võib-olla natuke spekulatsioonidega. Loodan, et seda ettekannet võeta väga akadeemilisena ja ma ei järgi ka oma ettekandes võib-olla kronoloogilist printsiipi, ehkki ma üritan alustada ikka algusest ja lõpetada tänapäevaga, aga teen vahele igasuguseid põikeid ja loomulikult küsimused ja kommentaarid on oodatud. Huvitav paradoks, kui me nüüd läheme Eesti diplomaatia algusse, huvitav paradoks on ju tegelikult see, et kui me asjale mõtleme, siis Eesti diplomaatia on vanem kui Eesti
iseseisvus. Et septembris 1917 saadeti välja Eesti välisdelegatsioon eesotsas Jaan Tõnissoniga ja see välisdelegatsioon pidi siis selgitama Eesti olukorda ja oli siis delegeeritud Maanõukogu poolt. Ja kui me vaatame neid sündmusi laiemalt, siis me näeme, et need sündmused arenesid, ja siin saab vaielda, ja te võite pärast vastu vaielda, aga kui lugeda nende sündmuste kroonikat, siis mõneti 1917, 1918 liikusid sündmused kiiremini kui aastatel 88, 89, 90, 91. No mõtleme natuke selle peale, et kõigepealt, ja see mõjutas ka diplomaatiat, et Eesti sai autonoomia 1917. aasta kevadel. Sellele oli eelnenud teatavasti Petrogradis suur eestlaste meeleavaldus, millega nõuti siis autonoomiat ja Eesti asuala ühendamist üheks kubermanguks, mis ka kõik teostus. See oli 1917 kevad. Vähem kui aasta pärast deklareeris Eesti end sõltumatuks. Et kui me võtame sümboolselt näiteks 88. aasta suveräänsusdeklaratsiooni ja 20. augustil 1991, me näeme, et sinna vahele jääb ikka palju rohkem aastaid. Ja loomulikult kiirendas seda diplomaatia. Me nägime juba, eks ole, et septembris 1917 saatis Eesti välisdelegatsiooni välja, nii et ühesõnaga sel momendil, kui Eesti kuulutas, kui siis deklareeris oma iseseisvusmanifestiga, siis oli välisdelegatsioon juba olemas. Et me ei pidanud hakkama päris nullist pihta. Ja see on päris oluline. Kui me vaatame ka neid vaidlusi ja vestlusi, mis siis eelnesid iseseisvusmanifestile, siis manifesti koostajad, Maanõukogu, Vanematekogu ja ka muidugi päästekomitee liikmed ju andsid endale väga hästi aru, mis sellega kaasneb. Tegelikult me saame ka manifesti osaliselt lugeda diplomaatia ajalosaks, sellepärast, et sellega manifestiga muutus Eesti rahvusvaheliseks subjektiks. Ja sellest anti endale väga hästi aru, et kui me kuulutame välja iseseisvuse, siis peavad olema meil ka kohe suhted teiste riikidega. Ja me võime siin spekuleerida jälle ja nii edasi, aga kindlasti on osa diplomaatis see, et Eesti kolk, kes siis sattus sakslaste kätte Haapsalus 18. aasta veebruaris, siis teatas, et tegelikult tegemist on iseseisva riigi väeüksusega ja nii edasi. Nüüd tuleb selline kõrvalepõige, et ajaloolased alati otsivad igasuguseid alguseid, pidepunkte ja nii edasi. Ja võime ka natuke mõtiskleda selle üle, et kust saab siis Eesti diplomaatile alguse, et kas see on siis tõesti 17. aasta sügis või on äkki see juba varasem. Ja ma siis tuletan teile meelde Aleksander Keskküla tegevust, kellele suuresti ja siis ka Aleksander Parvus olid asjaga seotud, kellele siis Lenin toodi Saksamaalt läbi Rootsi ja Soome Venemaa 17. aastal. Just Keskküla tegevus pani alguse sellele, et Saksa kindralstaap hakkas mõtlema, et et selline võimalus Venemaad nõrgestada ja tuleb Lenin tuua Petrogradi, toimetada Venemaale, mis muidu tavalistel tingimustel oleks olnud täiesti võimatu. Ta oli Šveitsis, Vene emigrant, ta ei oleks saanud mitte kuidagi läbi Saksamaa Venemaale tagasi. Laiem kontekst on see, et Saksamaa üritas seda teha ka teiste riikidega. Saksamaa üritas seda teha näiteks Suurbritanniaga, ta üritas tarnida Iiri üles tõusnutele relvi, susserdas mujalgi riikides, aga kõige edukam oli ta Venemaal. Ja Lenini Petrogradi toomine andis tulemust.
selles mõttes me võime lugeda Keskküla tegevust tulemuslikuks ja ei ole mingi saladus, et tänu Leninile ju paljuski Eesti iseseisvus. Loomulikult oli vabadussõda ja nii edasi, aga see, et Venemaa kukkus kokku ja ajutine valitsus löödi võimult ära, võimult minema, see sai ikkagi teoks tänu Leninile. Et mõttekoht on, et kas Aleksander Keskküla liita ka Eesti diplomaate ajalugu või mitte, me peame muidugi meenutama, et Keskküla läks välisdelegatsiooniga tülli ja pärast seda ei mänginud Eesti diplomaate ajaloos suurt rolli. Kui Silver mainis siin märksõnu, mida siis nimetada Eesti diplomaate ajaloos, siis üks nendest on kindlasti paindlikkus. Ja tõepoolest see, et aastatel 1917–18 sündmused muutusid väga kiiresti, aga ma tahan öelda seda, et välisdelegatsiooni saatmine välismaale, iseseisvusmanifesti vastuvõtmine ja veel ka katse Jüri Vilps saata siis Skandinaaviasse läbi Soome, mis küll ebaõnnestus, näitavad ikkagi väga paindlikku tegutsemist. Selles mõttes, et saadi aru, et vana kord on läbi, ei teatud täpselt, mis on tulemas, aga oldi valmis. Et me peame ise ka midagi tegema. Et Vilms ja Seljamaa käisid veel jaanuaris 1918 Petrogradis küsimas USA ja Briti saatkonnalt veel, kas on võimalik mingi tunnustus ja nii edasi, aga see oli rohkem nagu konsultatsioon, see ei olnud nende fakti ette seadmine, vaid pigem konsultatsioon, maad uurima, mis siis hakkab juhtima. Ja suurt targemaks ei saanud. Aga paindlikkusega ja siin ma hüppan kohe siis ja kiidan meie riigi rajajaid välisdelegatsiooni loomise eest, iseseisvusmanifesti loomise eest ja tõesti ka katse eest saata Jüri Vilps Soome, kus ta õnnetul kommel tapeti. Aga kui me nüüd hüppame ja vast võib endale seda lubada 39. aastasse, siis näeme, et see paindlikkus on kadunud. Seda ei ole, et see on täiesti hämmastavam. On arvestades veel seda, et peaaegu täielikult on tegemist ühtede ja samade inimestega. Me võime küll muidugi öelda, et keegi uskunud. Ilmselt see ongi võib-olla tõde, et keegi uskunud, et asjad nii hullu pöörde võtavad 39 ja eriti 40. Ja me peame ka arvestama sellega, et Eestil olid saatkonnad ikkagi olemas maailmas. Selles mõttes, et eraldi välisdelegatsiooni saata on üks mõttetu. Et saatkondade võrk oli olemas ja me näeme ka hilisemat sündmusi arvestades, et see saatkondade võrk mõnel kujul jäi ka alles ja saatkonnad olidki enam-vähem, saadikud enam-vähem siis ainsad, kes Nõukogude Liidule ei allunud ja ei tulnud tagasi ka Nõukogude Liitu, ehkki neid seda ehkki kutsuti. Sellegipoolest on ikkagi küsimus, et miks ei võetud ette mingid erakordseid samme, kas ka näiteks 40. aastal võinuks moodustada eksiilvalitsuse, nii nagu seda tegid paljud teised riigid, kes siis sattusid Saksamaa rünnaku ohvriks, kaguletungi ohvriks, moodustati eksiilvalitsusse, aga siin saab ainult spekuleerida ja mõelda, et miks nii ei läinud. Teine spekulatsioon on muidugi selles, et mida see eksiilvalitsus oleks siis täpselt teinud. Peame meenutama ka seda, et kui Eesti annekteeriti ja okupeeriti 40. aastal, siis Nõukogude Liit ja Saksamaa olid peaaegu et liitlased. Ametlikku sellist liidulepingut ei olnud, aga Molotovi-Ribbentropi pakt ikkagi andis suured eeldused sellele, et nad tegutsesid ja koordineerisid oma välispoliitilist tegevust koos. Paljudele on teada ju see, et kui Saksamaa purustas 40. aasta suvel Prantsusmaa, siis Stalin saatis Hitlerile õnnitustelegrami. Ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma tahan oma jutuga jõuda sinna, et see eksiilvalitsus, kujutame nüüd ette hüpoteetiline eksiilvalitsus Londonis,
Selle eksiilvalitsuse tegevus oleks olnud päris lihtne kuni kuupäevani 22. juuni 1941, mil siis Natsi-Saksamaa tulis kallale Nõukogude Liidule. Enne seda, kuni selle kuupäevani oleks eksiilvalitsus olnud väga lihtne näidata ebaõiglust Eesti suhtes, nii nagu tegelikult terve maailm pidas hinge Soomega ja tegelikult ju ka Suurbritannia ja Prantsusmaa valmistusid saatma Soome ekspeditsiooniväge. Küsimus on selles, millal täpselt ja kui suur see vägi oleks pidanud olema, aga see plaan oli ja Eesti, see sümpaatsus Eesti suhtes oleks olnud ilmselt väga kõrge. Vaevalt, et oleks siin mingid reaalsed samme astutud, aga sellegi poolest. Ja küsimus ongi, et mis oleks juhtunud pärast Nõukogude Liidu ja Saksamaa sõja puhkemist. Ja siin ma toon paralleeli Tšehhi eksiilvalitsusega, kes oli väga keerulises olukorras. Lihtsalt selle mõtte ma sain siis, kui ma vaatasin siin pool aastat tagasi umbes linastus Eesti kinodes üks film, mis rääkis siis atentaadist Heydrichile. Tema oli siis Tšehhi ja Böömimaa protektoraadi juht ja talle tehti 42. aastal Prahas atendaat. Aga see atendaadi põhjuseid on otsitud väga palju. Ja üks põhjus oli siis see, seda peetakse üheks põhjuseks, oli siis see, et London ei olnud rahul Tšehhi vastupanu liikumisel. Seal ei tehtud nagu suurt midagi. Seal lihtsalt oli passiivne vastupanu, võib-olla olid väiksemad sabotaažiaktid ja nii edasi. Ja siis Edward Beneš, Tšehhi eksiilvalitsuse juht, soovis siis tõestada Londonile, et vaadake, Tšehhid ikka teevad küll midagi ja et siis sellega arvestatakse ka siis pärast sõda, kui otsustatakse riikide saatus. Ja Beneš siis tellis atendaadi, see õnnestus ja loomulikult lõppes Tšehhidele katastroofiliste tagajärgedega. Terve Liiditse küla põletati maha, kusjuures valedel eeldustel. Arvati, et see üks kiri, mis tuli Liiditse külast, et see on seotud selle atendaadi teostajatega või vastupanu liikumisega, aga see ei osutunud tõeks. Aga kui see selgus oli juba küla maha põletatud ja inimesed tapetud. Aga ma tahan öelda seda, et kui nüüd ette kujutada Eesti eksiilvalitsust Londonis, siis mis oleks pidanud Eesti tegema? Meenutagem, et aeg-ajalt süüdistatakse Eestit ka selles ja see ei ole võib-olla päris õige, aga suuremas pildis võib-olla ka on. Et Eesti oli põhimõtteliselt ainuke riik okupeeritud, Saksamaa okupeeritud riikide sees, kus ei olnud vastupanu Saksamaa. Välja arvatud siis, eks ole, 44. aasta septembrini, kus siis Pitka poisid osutasid Saksa üksustele vastupanu Tallinnas ja Tallinna ümbruses. Aga enne seda ei olnud ju ikkagi midagi. Ja kahtlemata pidanuks Eesti eksiilvalitsus siis näitama või üritama näidata kuidagi, et ka siin on vastupanu, sest läänes ikka, me ei saa sellest üle ümber, aga läänes ikkagi peeti Saksamaa põhiväärtuseks number 1 ja teise maailmasõjal ikkagi Nõukogude Liit oli lääneliitlaste liitlane. Et see olnuks Eesti eksiilvalitsuse seisukohalt väga keeruline olukord. Ja nagu me näeme pärast sõda, siis saatkonnad võtsid üle Eesti esindamise ja eksiilvalitsus oli seal ka kuskil, aga eksiilvalitsuses ja saatkonnad ei saanud ka omavahel läbi. Just see, et see eksiilvalitsus oli moodustatud sõja ajal, mitte enne sõda, eks see kindlasti mängis oma rolli. Ja juhin tähelepanu siin ka seigale, millega võib-olla paljud ei ole tulnud ja mina ise kindlasti ei olnud tulnud, aga lugesin Ernst Jacksoni mälestusi, väga haaravad mälestused, ei ole ka väga pikk lugemine, aga hästi kirjapandud. Ja probleem hakkas kummitama siis Eesti saatkondade tegevust, see võis olla 60. aastate paiku, 70. aastate paiku. Probleem oli suhteliselt lihtne, et ei olnud enam Eesti kodanikke, kes siis seal saatkonnas töötaksid.
saatkonnas teatavasti saavad töötada ainult selle riigi inimesed või kodakondsed. No, võime muidugi öelda, et me saame autori võtta kohalike seast ja koristada ja nii edasi. Aga need, kes on atašeed ja saadikud ja konsulid, need ju peavad olema ikkagi selle riigi kodakondsed. Aga neid ei olnud enam. Ja siis ta räägib seal igasugustest skeemidest, siis kuidas tehtis Eesti kodakondsus, Eesti passid ja nii edasi, aga see ei olnud ju ka nendel inimestele lihtne, kes seal olid, sest Eesti kodakondsus tähendas seda, et see võisid jääda ilma oma elukohamaa kodakondsusest, kui just ei rakendatud topeltkodakondsust, aga mõnel pool mitte. Ja jõuab eksiilvalitsusega siis tõesti välja aastasse 1992, kui siis Heinrich Mark andis eksiilvalitsuse õigused ja volitused üle Eesti Vabariigi valitsusele. Sellega on siis eksiilvalitsuse saaga läbi, aga ma tahan öelda, et see diplomaatia ajaloo spekuleerides me näeme, et see eksiilvalitsus oleks võinud sündida palju varem, aga ilmselt sattunud ka palju keerulisemasse olukorda. Jõuame Tartu rahuni ja kahtlemata on Eesti see reaalne iseseisvus ära rippunud Venemaast, lepingutest Venemaaga. Ja esimene säärane leping oligi Tartu rahu 2. veebruaril 1920. Ja päris õige, see on nüüd jälle vaidluse koht, aga päris õige ei ole tegelikult minu meelest see, et see on Nõukogude Venemaa esimene rahvusvaheline leping. Sellega Nõukogude Venemaa murdis läände. See lääne murdmine ja läände murdmine on õige, aga meenutan, et Brest-Litovski rahuleping sõlmiti 3. märtsil 1918 keiserliku Saksamaa ja Nõukogude Venemaa vahel. Aga asi on selles, nagu me teame, et keiserlik Saksamaa kadus ajaloo areenilt ja sellega seoses ka Nõukogude Venemaa tühistas selle lepingu. Ja seoses sellega muidugi sai teoks ka vabaduse algus ja kõik muu, et Venemaa arvas, et Brest-Litovskiga rahulepinguga loovutatud territooriumit tuleb tagasi võtta. Aga Tartu rahu ja kahtlemata mõlemale osapoolele oli seda lepingut vaja. Nagu öeldud, Nõukogude Venemaa tahtis mingitki tunnustust läänelt ja Eestile oli vaja see lihtsalt puhtalt sellepärast, et riik oli ju olnud sõjas peaaegu 1,5 aastat, natuke vähem ja hukkunud oli 6000 inimest. Sõda pani ju kindlasti suure koorma Eesti majandusele, et riik vajas üles ehitamist ja loomulikult sellest võimalusest haarati kinni. Meenutan ka, et lääne liitlased ei olnud väga õnnelikud selle rahulepingu üle. Lääne liitlaste arvates oleks võinud Eesti edasi sõdida. Siin on jälle see suurem pilt, et veel 20. aasta alguseks või ka 19. aasta lõpuks ei olnud kadunud lootus, et Nõukogude Venemaal ikkagi vahetub võim ja tulevad tagasi inimesed, kes siis taastavad need võlad, teatavasti bolševikud olid tühistanud võlad ja et sellega seoses siis oli väga halb plaan, et keegi võiks Nõukogude Venemaad tunnustada. Aga nii läks. Ja võib jälle spekuleerida, et loomulikult Nõukogude Venemaa, nagu me teame, oleme siin lugenud värskeid ajalookirjutusi ja dokumente, siis Nõukogude Venemaal oli see muidugi ajutine leping, sellest tuleb ka aru saada. Bolševikud 20. aastal kindlasti loobunud oma maailmarevolutsiooni ideest. Lenini arvates pidi ju revolutsioon jõudma ka Saksamaale, mis oli siis selle Karl Marxi teooria järgi kõige enam vastav riik proletariaadi ja klassiteadlikkuse õpetusele. Saksamaal oli kõige klassiteadlikum proletariaat ja Saksamaa oli ju revolutsiooni lävel ka, või õigemini see revolutsioon ka toimus, aga kommunistid ja kõik nad võitsid sotsiaaldemokraadid
Ja üks spekulatsioon siia otsa, et me võime nüüd mõelda ka sellele, et mis oleks Tartu rahust saanud juba 20. aastal või 21. aastal, et kas siin ei oleks läinud Gruusias juhul, kui Nõukogude Venemaa oleks võitnud Nõukogude Poola sõja. Et meenutan, et 20. aasta augustis siis toona oli see Punaarmee oli jõudnud Varssavi alla, aga seal siis Josef Pilsudski suutis Punaarmee pealetungi peatada ja need väed puruks lüüa. Ja on ju väga palju spekuleeritud, et kui Poola väed oleks purustatud, siis oleks olnud ees Saksamaa, kellel ei olnud ju reaalselt sõjaväged siis 20. aastal. Olid mõned üksikud paramilitaarsed üksused ja päeva selge, et Punaarmee oleks jõudnud Berliini. Ja siis on küsimus, et mis me siis oleks selle Tartu rahuga peale hakanud, et kas Eesti oleks jäetud rahule, Soome oleks jäetud rahule, Läti, Leedu. Ma väga ei usu seda. Aga õnneks nii ei läinud. Ime Vislav võib nii öelda päästis ka meid 20 aastaks. Ja siin teine siis leping kohe, mis siis määras meie iseolemise ja leping Venemaa. Katlemata 94. aasta juuli lõpud, kus siis Lennart Meri sõitis Moskvasse, sõitis Boris Jeltsiniga lepingud ja siiamaani aeg-ajalt tekitavad vaidlusi, mitte nüüd selles osas, et need Vene väed siit välja viidud, et selles osas, et sõjaväepensionäride küsimus on Vene sõjaväepensionäride küsimus on lahtine. Aga kui tuua paralleeli või tõmmata paralleeli Tartu rahule, siis me näeme, et vastupidiselt Tartu rahule oli lääneriikide poolt väga suur surve, eriti Venemaale see surve, see leping sõlmida, siis teatavasti Venemaa viis oma väed välja üldse Ida-Euroopa riikidest, kaasa arvatud Ida-Saksamaalt. Eesti oli tegelikult viimane riik, kus need väed välja viidi. Oli veel Läti ja Leedu, ja me saame siin rääkida, et Moldovasse need jäid ja nii edasi. Aga nendest riikidest, mis siis hiljem ühinesid Euroopa Liiduga, siis Lätist ja Leedust viidi nad aasta varem ära ja Eesti oli tegelikult õigesti viimane riik. Ida-Saksamaal oli minu meelest ka mõni üksus veel alles. Ja nii USA toonane president Bill Clinton kui ka tema riigisekretär Stroop Talbot, kes oli just Venemaa küsimuse spetsialist, oskas vene keelt, oli tõlkinud inglise keelde ka näiteks Hruštšovi mälestused, on oma mälestustes väga detailselt kirjeldanud seda protsessi, kes tegelikult ikkagi Jeltsinil ei olnud muud võimalust ja Venemaa pidi need väed välja viima. Ja ei olegi kahtlust ka selles, et kui need vägesi ei oleks välja viidud, siis neid ei oleks võetud ei Euroopa Liitu ja NATO-sse. Et võib-olla siit nende vägede väljaviimisel ja ma ei saaks siin öelda, et ainult lääneriikide roll, ma arvan, et Eesti roll oli siin ka kindlasti Lennart Meri oskus rääkida läbi vene keeles ja venelastega. Aga siin võib-olla selline pisike detail ka juurde ja mõtlemise koht, et aasta varem enne vägede väljaviimist 1993 teatavasti peetud ise autonoomia referendum siis Sillamäel ja Narvas. See kukkus läbi. Et järelikult, aga midagi juhtunud ka, selles mõttes, et kui me nüüd võrdleme jälle hüppan siin ühelt teemalt teisel, aga kui me võrdleme olukorda Balkaniga näiteks, siis tõesti saabusid mingisse külla või linna mingisugused paramilitaarsed üksused hakkasid inimesi tapma või tegelesid etnilise puhastusega, siis midagi sellist Eestis ei toimunud. Ja see on võib-olla oluline mõistmaks ka, miks lääneriigid meid toetasid, miks nad toetasid vägede väljaviimist ja miks lõpuks Venemaa väed välja ka viis. Et see Balkani stsenaarium Baltimaades ei kordunud. Ja kindlasti oma osa siin oli ka Eesti diplomaatidel, kes küll siiamaani peavad aeg-ajalt tegelema sellega, et ütleme, et Baltimaad ei ole Balkan, aga nende otsustajate juures tehti see väga kiiresti selgeks. Ja
märksõna juurde paindlikkus, et me näeme, et taasiseseisvumise ajal Eesti oma paindlikkuse tagasi saanud. Esiteks muidugi see sisemine suutlikkus, tõesti Lennart Meri kui 90 kuulutati välja siis Eesti Vabariik, nimi, mitte siis iseseisvusega nimi Eesti Vabariik, eks ole, ja austas siis tööd Eesti Vabariigi välisministeerium. Lennart Meri tegelikult sisust vallandas kõik selle vana ENSV välisministeeriumi töötajad ja võttis tööle uued noored inimesed, kes siis ei olnud kinni vanades mallides ja võib-olla praegu tagasi vaadates olid võib-olla ka natuke isegi liigagi uljad, aga niimoodi see käis ja ajal, kui tõesti olid need otsustavad päevad Moskvas 19. kuni 22. august 1991, siis oli meil olemas, välisminister oli Soomes, kes siis ja esindajatavasti koht, kus on väga palju välissaatkondi, teiste riikide välissaatkondi, kes siis tegeles tunnustuse korjamisega ja kindlasti sellel oli suur roll. Muidugi päris naljakas, kui nii võib öelda, sellist sõna kasutada. Võib lugeda meenutusi, et tegelikult riigipöörde alguses Soome kaitsepolitsei Supo Suojelupoliisi valmis tegelikult ka Lennart Meri arreteerima, kui see riigipöörde oleks osutunud edukaks. Kõik muutus jälle üleöö, et siis nendel otsustavatel päevadel jälle sündmused muutust üleöö. Meri sai toetuse, talle anti ka kuskilt talle välja ka limusiin, mille peale pandi Eesti lipp, siis ta sõitis saatkonnas saatkonda, et seda tunnustust saada. Ja siin kindlasti oli oluline roll sellel mittetunnustamispoliitikal. Ja see tähendas seda, et paljud riigid ei pidanud Eestit tunnustama, vaid nad taastasid diplomaatilised suhted. See on märksa lihtsam. Ja ka Soome paradoksaalsel kombel ei pidanud midagi tegema, sellepärast, et Soome oli tõesti külma sõja käitunud kultrukkis ja ma ei teagi, kas see on juhus, ma ei ole seda ka eraldi uurinud, aga Soome käest ei olnud kunagi küsitud, kas nad tunnustavad Eesti okupeerimist, annekteerimist või ei tunnusta. Soome ei olnud ka midagi öelnud. Nii et Soomele tuli see taastunnustamine lihtsalt. Ma olen teinud intervjuus Soome toonase peaministri Esko Ahoga, kes ütles, et temale vähemalt juba esimese riigipöördepäeva lõpuks hakkas selgeks saama, et see riigipöörde ei õnnestu. Sealt edasi siis järgnesid kõik sammud. Esko Aho siis seal toimus siis Soome riigikaitse nõukogu koosolek. Ei julge öelda seda kuupäeva, see võis olla 23. või 25. august 1991, aga augusti lõpu kuupäevad, kus siis oli toimunud selline dramaatiline koosolek ja Mauno Koivisto, toonane Soome president, ikkagi kõhkles, mida siis me nende Baltimaadega teeme. Ja ma meenutan, et aeg liikus ikka väga kiiresti edasi siis ka 91. jaanuaris, kui olid need verised sündmused Riias ja Vilniuses. Pärast seda ütles Koivisto, et see on Nõukogude Liidu siseasi. Ja siin reageeriti ikkagi väga valuliselt sellele, ma mäletan ise ka seda, et seda asja võeti väga valuliselt. Aga märtsis 1991 sai peaministriks Esko Aho, noor peaminister, kellel teised vaated ja siis tõesti seal dramaatilisel Soome riigikaitse nõukogu koosolekul siis Jaako Kalela, hilisem Eesti suursaadik Eestis ja Koivisto nõunik oli siis lihtsalt oksanud Koivistole jalaga kannapihta ja siis lõpuks oli siis Koivistoga möönud, et võiks Eestit ja teisi Balti riike taastunnustada. Küll niimoodi see läks. Ja sealt peale siis Eesti diplomaatia on nautinud nii edu
kui ka võib-olla mitte nii palju edu. Me teame ise, millised meie suhted Venemaaga. Diplomaatilise plaani järgi on muidugi kõik korras, et meil on saatkond ja meil on ka konsulaadid ja samamoodi on siis Venemaal siit saatkond ja konsulaadid, aga küsimus on ikkagi selles, et missuguse riigina Venemaa meid näeb. Sellest vast ei ole mõtet siin eraldi hakata rääkima, aga ikka midagi teretulnud küsima, kui kedagi see huvitab. Ja läänes on meil üldiselt läinud ju hästi, et me oleme saanud Euroopa Liidu ja NATO liikmeks ja me oleme näidanud ennast ka, ma ei ütleks, et nüüd hüperaktiivsete liikmetena, aga ikkagi vähemalt NATO osas liikmetena, et see, et meie sõdurid olid koos brittidega Helmandi provintsis Afganistanis ja ka toetusime ameeriklasi Iraagis ja ma annan endale aru, et see Iraagi sõda hukkas valedel eeldustel. Aga see on kõik tähendanud seda, et nüüd on need ameeriklased ja britid siin. See poliitika on osutunud õigeks, vähemalt praegusel aastal. Ma muidugi ei tea, mis tulevik toob. Aga Prantsusmaaga meenutan 2003, kui Eesti toetas siis Iraagi sõda ja ameeriklasi siis Prantsuse president Jacques Chirac ütles, et Ida-Euroopa riigid oleks võinud kasutada võimalust vait olla. Siis oli meil suhetes Prantsusmaaga madal seis, aga me tulime sellest välja, saatsime oma sõjaväelased Malisse ja Kesk-Aafrika Vabariiki ja nüüd me näeme seda, et president Macron on öelnud, et Prantsuse sõdurid tulevad 2019 siia jälle. See on päris suur asi, me võime öelda, et mis see ikka, olgu peale. Aga Prantsusmaa on ikkagi suur riik. Prantsusmaa on üks väheselt tõsiselt võetavaid sõjalisi jõude Euroopa Liidus üldse. Pärast Suurbritannia lahkumist jääb ilmselt ainsaks tõsiselt võetavaks sõjaliseks jõuks. Soome on seal ka, aga Soome ei ole NATO liige. Et selles mõttes mina hindan seda Macroni otsust saata Prantsuse väed uuesti Eestisse väga kõrgelt. Jääb küsida, et mis siis võiksid olla Eesti diplomaatia uued eesmärgid. Et tõtavasti Euroopa Liit on need eesmärgid, mille nimel tehti tööd ja eriti NATO, kus diplomaatiline tegevus, eriti Ameerika Ühendriikides oli ikkagi väga intensiivne. Me pidime veenma kongressi liikmeid, et Eesti on NATO kõlbulik. Seal võetakse seda NATO küsimust ikkagi väga tõsiselt. See tähendas seda, et põhimõtteliselt Ameerika valmis sõdima, astuma sõtta Eesti eest. Ja need otsused ei ole lihtsalt. See ei ole lihtsalt paber, millele alla kirjutatakse või mille üle hääletatakse. Ja Eesti selle diplomaatilise ülesandega sai hakkama. Lähim nüüd selline suurem, meil toimus ka Euroopa Liidu eesistumine. Palju siis ilmselt ei huvitanud, mis on ka arusaadav, sellepärast tegemist on väga sellise bürokraatliku harjutusega. Palju ei sealt ka varjule, aga ütleme niimoodi, et Eesti sai oma ülesandega hakkama. Meenutan, et need, kes tahavad väga kritiseerida seda eesistumist, meenutan, et Eesti pidi tegelikult selle tegema ju pool aastat hiljem, praegu. Ja Eesti tegelikult võttis seda 6 kuud varem teha, mis ju arvestades kogu seda bürokraatlikku masinavärki, inimeste ajakava, meenutan, et Eesti ametnikud ju paljud, kes elasid Brüsselis, ju olid planeerinud puhkused ja korteriüürid ja kõik need ju 2018. aasta esimese poolaastas. Tuli kõik ümber teha. Inimesed, see ei olnud ainult ka nii-öelda paberite täitmine, vaid ka inimeste isiklik elu muutus väga palju. Aga see selleks, tundub, et järgmine selline suurem ülesanne on siis tõesti olla ÜRO Julgeolekunõukogu roteeruv liige ja tegevus on juba alustatud.
meie nii-öelda saadikud on käinud mitmel pool maailmas, president käis Aafrikas, Etioopias ja Rwandas, Aafrikas on käinud ka nii-öelda teised mitteametlikud saadikud, Aasias on käidud ja nii edasi. Küsimus on, et mis me sellest võidame ja kas see julgeolekunõukogu liikmeks olemine ei kahjusta meie suhteid mõne teise riigiga. Me ka nägime seda vastuolulist hääletamist Jeruusalemma küsimuses ÜRO-s, siis Eesti jagunes ka kahte, et ühed ütlesid, et Eesti hääletas õigesti, teised ütlesid, et ei hääletanud, et neil on olulised liitlassuhted USA-ga. Siin ongi küsimus, et kui USA-ga on liitlassuhted olulised ja me peame hääletama nii, nagu USA tahab, siis miks me sinna julgeolekunõukogusse lähme, et siis on ju lihtsalt ÜRO-s olla ja järgida seda üldist joont, et ÜRO julgeolekunõukogus olemine eeldaks ju ikkagi ka mingisugust omapoolset panust. Aga paindlikkuse koha pealt raske on öelda, mis toob tulevik. Ma väga tahan loota, et Eesti diplomaatia suudab üles näidata paindlikkust, eriti sellisel kujul, nagu ta seda suhtis aastatel 1917 ja 1918, mis ju lõpptulemusena päädiski Tartu rahuga. Ma arvan, et olen nüüd oma loengu osa lõpetanud ja ootan küsimusi. Teeme aplaus. Ja nüüd siis mõned küsimused. Ma ei olnud küll algusest peale, aga nüüd Eesti tunnustamine suurriikide poolt nüüd peale vabadussõda, see oli ju väga sarane ka dramaatiline, et ju Inglismaa ja eriti Inglismaa ja USA, Prantsusmaa ei olnud nii vastu, aga olid ju tunnustasid ju väga vastumeelselt ja tegid seda kõige hiljem. Inglismaa vist oli 22 alles lõpul ja USA vist alles 23 alguses või midagi niimoodi. Ma ei saa nüüd pead anda, aga seda saab lihtsalt kontrollida, aga minu meelest Inglismaa, Prantsusmaa ja Belgia ja võib-olla isegi Jaapan, nad tunnustasid kõik Eestit koos, ta oli liitlaste sõjanõukogu 21. aasta jaanuaris. Ja Antant oli veel nagu ühte ja Itaalia oli see, kes surus läbi. Itaalia oli väga Balti riikide tunnustamise poolt, aga just Inglismaa ja USA veel vist mööndustega, et nagu ajutiselt ja midagi nii, nemad olid ikkagi veel ju, nende jaoks oli tähtis Venemaa säilitamine, Vene impeeriumi säilitamine neile vastuvõetaval kujul. Seda ma rääkisin, jah. Aga nüüd paradoksaalsel kujul, et ajalugu kordub ja ka nüüd ju 91, kui Nõukogude Liit kokku varises, samamoodi oli ju korbamaania ja eriti oli ju Margaret Thatcher oli korbasse armunud ja jällegi Inglismaa väga valuliselt tunnustas Balti riikide iseseisvust ja ka Bush seenior vist oli siis võimul. Bush seenior, jah. Ja ka tema valuliselt. Jah, see oli see kuulus Bush seeniori kõne 91. aasta suvel Kiievis, kus ta siis ütles, et Balti riigid ei tohiks kõigutada paati ja Margaret Thatcher ka. Thatcheril oli seal muidugi teisi hirme ka, et ta nägi seal selle ohu kujunemist, mis oli siis enne esimest maailmasõda, kus siis Saksamaa ja Venemaa võivad kokku leppida ja see siis moodustub väga suure vastujõu Inglismaale. Mõte Thatcher ja Mitterrand ka tegelikult kartsid Saksamaa taasühinemist. Ja nad arvasid, et kui Saksamaa taasühineb, siis tekib see sama Saksamaa küsimus, mis oli vaevanud Euroopat alates Saksamaa ühinemisest 1871 ja võimalused siis, et see Suur-Saksamaa ja Venemaa veel kokku lepivad, siis see Thatcherile ei meeldinud. Aga samal ajal, jälle see sama, eks ole, et kardeti, et hakkab juhtuma nagu selline asi nagu Balkanil juhtub, aga nii ei läinud. Ja siin oli ka mitu küsimust.
see taga. Väga leesmisel. Tänu teile huvitava esituse eest, alati on meeldib kuulata, kes poliitikaga palju tegelenud inimeste ettekandeid. Meil selle Tartu rahuga seoses on see piiri küsimus on ju nii muutunud tänapäeval ja ta ei olegi nagu peaaegu paika pandud, ta on nüüd maha märgitud kuidagi moodi ja eriti seal Petserimaa osas on need asjad väga segased omamoodi. Nüüd on hakatud temaga intensiivselt tegelema ja kogu aeg oli välja kuulutatud, et see piiri paika panemine maksab 80 miljonit eurot. Tänases lehes ehmatavalt öeldakse, et see piiri paika panemine, see võtab tunduvalt suuremaid kulutusi juurde, nii et ta ulatub peaaegu 200 miljonini. Nii et küsimused kõik, kuidas seda ei suudetud siis ette näha ja juba 25 ja rohkem aastat on okupatsioonist vabanemist, et selle piiriga meil kuidagi moodi ei edene ja peale sellene, et Vene poolt tagasi võetud avaldused ja kõik need on niisugune nii, et mida te ütlete selle kohta? Härra, see ei ole piir, see on kontrolljoon, ärge segage. Kuidas selle meie piiriga siis on ja milles need nii segadused ikka pidevalt kestavad? Mingit piiri pole praegu seal, see on kontrolljoon. Pidage seda meeles, see on Eesti territoorium. Ma tulen Petserist, ma tulin 3 päeva tagasi. Eesti piirivalvur küsib, te tulite Venemaalt? Ma ei tulnud, ma tulin okupeeritud Eesti territoorium. Ja niimoodi tuleb suhtuda sellesse. Aga nii nagu täna raadio isegi ütleb, et seal on miiting Panemise tänaval. Häbiväärne värk. Olgu, aga lähme küsimuse juurde tagasi. Jah, no kontrolljoon on ta jah ametlikult ja ei saa eitada seda, et nagu Vene Föderatsioon võttis Eestit need territooriumid 45. aastal ära. Minul on seda väga raske kommenteerida, sest ma ei ole poliitik. Mina ei otsusta selle üle, et kas me sõlmime Venemaaga piirilepingu või mitte. Aga mis puudutab nendesse kulutustesse, siis ma võin küll öelda oma seisukoha, et see on tõesti hämmastav, nagu te ütlesite, et esiteks neid kulus ei suudetud ette näha. Teiseks ma hüppan ajas natuke tagasi, mitte väga palju tagasi, aga natuke tagasi. 2007 Eesti sai Schengeni viisaruumi liikmeks, 2008 märtsis siis ka lennujaamadesse rakendus, aga 2007 manis maa. Ja olgu siis kontrolljoon, aga siis ma meenutan seda, mis siis ütles Euroopa Liit, kes siis on see Schengeni lepingu sõlmija ja millega siis Eesti liitus. Euroopa Liit ütles niimoodi, ja kasutame siis sõna kontrolljoon, et seda kontrolljoont peab Eesti kontrollima. Te peate olema suuteliselt nägema, kes sealt tuleb, kes sealt läheb ja et kuna see on siis ka ühtlasi Euroopa Liidu välispiir. Ja Eesti ütles, et jah, et me teeme ja kõik me investeerime ja käisid meil ka siin mingid kontrollid, kes ütlesid, et jah, et Schengeni piir on nagu kõlbulik, et me võime ühineda. Ja nüüd, ja see on tõesti, mina imestan ka, nii nüüd me hakkame ehitama äkki mingit tara, on vaidlused siis nende maaomanikega ja siis tõesti, nagu te ütlesite, et kulutused on suuremaks läinud. Aga mis siis 2007 tehti või mida siis öeldi, et siis tuleb välja, et me suutsime ennast edukalt Schengenisse valeta. Olgu, kõik üldse tagasi. Üks vamasõna on selline, et halbadele õpilastele õppe tuleb koordub. Ja ma tahaks, et te vastaksite nagu ikkagi poliitika tundja, poliitika vaataja ja Eesti Vabariigi korral. Et mis juhtuks, kui praegu Riigikogu tühistaks selle uue piirilepingu tegemise ja läheks sinna tagasi, kus Jeltsin ja Rüütel tol korral oli. Sest asi on selles, et kui selle uue piirilepinguga me rikume või me nagu teeme mõttetuks
sellise õigusmõiste, sest see Stalini aegsed kuriteod on tunnistatud rahvusvaheliselt nii aegumatult ja inimsuse vastaselt, siis kuidas me saame ühe kuriteo osa seadustada? Kas me siis lõpuks jõuame nii kaugele, et väikeste laste Siberisse küüditamine, perede Siberisse küüditamine on ka siis õiguspärane, sest kõik need olid ju seadusega kooskõlas, tolle ajal see seadus rahvavaenlas. Et kas me ise kannataja riik ei peaks praegu tõstma seda küsimust üles teiste kannatajate riikidega ja mõistma selle kommunistliku partei kuritegude üle ikkagi, ütleme niiviisi, teise Nürnbergi tegema. Nii nagu tehti Saksa fašistide üle. Sest kui me toetame kuritegu, siis see kuritegu kordub ja veel suuremas ulatuses. Me ise praegu kannataja riik kaitseme kuritegevust. Mis juhtuks, kui me praegu tühistaksime selle ja läheksime sinna, kus Jeltsin ja Rüütel, et taastame Eesti Vabariigi Tartu rahulepingu piirid järgi. Enam-vähem selle järgi. Ma vastan teile, ma arvan, et mitte midagi juhtuks, et ei juhtu ju praegu ka siis, kui meil see leping on, eks ole, alla kirjustatud, aga ratifitseerimata ja ikka juhtu, midagi ei juhtu. See tuleb, ma arvan, alguses mingi kuu aega tuleb mingisugust hädaldamist ja nii edasi, aga see kaob ära. Ma arvan, et kui me räägime kommunismi kuritegudest, siis me oleme ikkagi edasi liikunud, võrreldes nüüd selle, kas või selle Jeltsini ja Rüütli ajaga, et praegu muidugi Saksamaa peetakse peamiseks süüdlaseks teise maailmasõja eest, aga sinna kõrvale on ikkagi tulnud ja hakatud rääkima ka kommunismi kuritegudest. Selles mõttes see pilt ei ole lootusetu. Nürnberg mõte on tore, aga ma arvan, see lihtsalt ebareaalne. Ma lihtsalt võtame need eeldused, mis siis eelnesid Nürnbergile, eks ole. Nürnbergile eelnedes Saksamaa tingimusteta kapituleerumine. Berliin oli puruks pommitatud, Saksamaa andis alla ja siis sai toimuda Nürnberg. Kas me praegu näeme seda, kas nagu liitlaste või okupatsiooniväed on Moskvas? No ei ole. Et selles mõttes me saame liikuda edasi võib-olla ainult nende kohtuprotsessidega, nende endiste küüditajate ja nendele, aga tuleks mingisugune üldine rahvusvaheline Nürnberg, ma ei usu seda. Ja ma toon teile paralleeli, et Nürnberg oli muidugi poliitiline ka. Me teame seal, eks ole, et Nõukogude pool ju vaikis maha või sundis liitlasi mitte rääkima Molotovi-Ribbentropi paktist ja ka sellest, eks ole, et Nõukogude Liit oli ise süüdi teise maailmasõja puhkemises. Kõik see, aga ma lihtsalt toon paralleeli teile Haagi rahvusvahelisest kohtust, mis nüüd pandi kinni, et siis see lõppes see kohus endiste Jugoslaavia sõjaroimarite üle. Ja uskuge mind, kui ikkagi kohus töötab, see tähendab seda, et see ei ole ju lintsimine, et sinna ei tõmmata inimesi kuskile tünni ja ei tõrvata neid, ei panda sulgi ja ei pooda kohe üles, vaid seal on ikkagi kohtutoimikud, need on paksud toimikud ja need kuriteod pandi toime 90. alguses. Kui me kutame, et kuriteguses pandi toime 40-ndatel, 50-ndatel kaaksa. Et kus kohas need toimikud üles korjatakse, seal on vaja siis ka tunnistada. Nürnbergi protsessi 46. aastal oli ikkagi lihtne leida tunnistajaid. Praegu tunnistajate leidmine on keeruline. Piirileppe. Aga öelge teie mulle, ma olen mõne vastuargumendi tooksin ka, et loodetavasti te seda lubate, aga öelge teie mulle, et kui peaks juhtuma ja Venemaa on ennustamatu, loomulikult kõike võib juhtuda. Peaks juhtuma tõesti, et Venemaa kukub kokku või on mingis sellises positsioonis, et ta ütleb jah, et teeme nüüd Tartu rahu piiride järgi selle lepingu. Aga ma küsin, et mida me siis hakkame peale nende inimestega, kes seal elavad? Me räägime kogu aeg päevast päevana
võtke televiisor lahti, kuulake raadiot, et noh, kui halvasti me suudame integreerida venelasi. Mõned ütlevad, et hästi, aga noh, enamik arvab, et halvasti. Aga seal elab ju 10 000 inimesi. Et mida me nendega teeme, kas me saadame nad välja või mida me hakkame pihta nendega? Jah? Ilmar Vanaval, Petserimaa asjatundja. Ma olen kirjutanud raamatu mu Petserimaa. Petserimaa rajoonis elab 20 000 inimest. Nii. 3% nendest on Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on pass, kellel on ilma passita õigusjärgne ja palju Eestis on neid hallipassi meil. Neid on 10 korda rohkem ja alati, kui öeldakse, et mis me neid venelastega teeme, neid neidki palju. Ma räägin, et Lasnamäel on 10 korda rohkem neid, kui Petseris juurde tuleks ja need on oma kohalikud, meie Eestimaa venelased. Mitte mingisugused tulnud kuskilt need nagu Tallinnasse ja Kohtla-Järve ja Narva on tulnud. Nii et juba palju aastaid räägitakse, seal on, mis me teeme. Oi, seal on kõik korrast ära. Meie Võru ja Valga ja kõik olid samasugused räpased nagu mõni praegune see, aga ma ütlen, et praegu on Petseri linn on imeilus. Seal on klooster, mis on maailma tasemel. Kuskil maailmas ei ole nii ilusat kloostrit. Olin kloostris ja siis tuli sinna üks ekskursioon, ratastoolis inimene. Kus te olete? Ameerikast lendasid Peterburist suure bussiga. Ratastooli inimesed tulid ka sinna. Et kõik on võimalik teha ja 27 aastat, jah, ütleme, läheb 27 aastat. Ma iga hommikul ütlen, et Jumal kaitse Tartu rahu ja meie Petserimaad, kõik saab korda, kui me ise usume. Aga kui lihtsalt ära unustame, see on nagu omastega. Kelle ära unustame, matame maha, enam meelde ei tuleta, teda ei ole enam olemas. Ma tahaksin küll, et Eesti rahvas ei unustaks oma maad, mis on meile oma endade verega võidetud ja õigusega, sest kogu aeg räägid, setod ei ole rahvus. Need on Petserimaa eestlased, Kreutzwaldi lugege. 1849, kui ta käis Petseri ja Pihkvamaal, andis Vene Teaduste Akadeemiale neid andmeid külade kohta. Me oleme Petserimaa ja Pihkvamaa eestlased, aga mitte mingisugune erirahvus. Aga meie poliitikutele meeldib see ja venelastel ka. Malinka narod setu, поддерживаем их ja kõik hoiame. No, ühe sõnaga, hoidkem lootust. Ja ma vastan lühidalt. Hakkame asju aja. Kui näiteks Petserimaa tähendab Eesti riik hakkaks haldama Tartu rahulepingu piiri. Ja Prantsuse suursaadik, kui 95. aastal 3 delegatsiooni võtsime seal vastu ja kui seal Piusa-Jõelt tulime tagasi, siis ta ütles ka, et Petseri klooster on Euroopa pärl. OSCE missiooni esindaja, kui ma rääkisin enne Euroopa Liitu, enne NATO-se minekut sellega ja küsin, et miks Euroopa poliitikud suruvad peale, et me peame piirilepingut tegema. Ta kuulas mind ära, me rääkisime vene keeles. 45 minutit vähemalt, ma sain kõik ära rääkida. Ja lõpp on nii, teie ei suru mitte keegi peale Euroopa poole. Teie olete iseseisev riik, ise teete, teie poliitikud, kas teete lepingu või ei teete. Tähtis Euroopa poolt vaadates on see, mis teiegi mainisite, et meie riigi, meie haldusterritooriumi oleks ka, et haldaks seda. Ja vaata, siin ongi selline asi, et ka venelased, vene rahvus tahab rahva, kõik rahvad tahavad rahva. Aga tegelikult meie läheme valet teed. Me hakkame nüüd tõesti seda Stalini aegset kuritegu ütlema, et see on õige tegu. Aga selle tagajärjel tulevad hullemad kuritegud. Ja kui ma olin kodakondsusmigratsiooniameti Petseri osakonna juhataja, andsin üle 10 000 passi, siis venelased ise ütlesid, et Kremli jaoks me jääme alati äärima, aga Eesti jaoks me oleme palju suurema väärtusega.
ja selle passiga me pääseme Euroopasse. Nii et ärge vastandage rahvaid mitte kunagi. Ükski rahvus ei taha sõda, aga seda tahavad valitsused ja ikka selle võimu ja raha eesmärk. Kui tuleb see olukord, et tõesti Eesti riik peab haldama selle territooriumi, siis hakkame selle nimel tegutsema. Vaatame siis. Aga ma näen, et Eestis, kui te räägite integratsioonist, ei olegi tahetud, et eestlased ja venelased üksteisest aru saavad. Sest kui praeguse ajani räägime, venelased ütlevad eestlaste peale, et te olete fašistid ja meie räägime venelastele, et te olete okupandid, siis vähemalt sellegi asja peaks selgeks tegema. Et üks rahvus ei ole teisele vaenlane. Üks inimene ei ole teisele vaenlane, vaid lähtume kas või selle Putini väljendusest. Kui Putin ütles, et mis te süüdistate mind või meid, seda tegi Stalini aegne valitsus. Vaat selliselt tuleb, ei saa Saksa rahvast süüdistada, vaid tuleb süüdistada ikkagi Hitleri valitsus. Ja, ma olen nõus sellega, et ja loomulikult te teate minust paremini, et meil on erakonnad, kes lihtsalt korjavad punkte ja hääli sellega, et neid vastandatakse. Ka siin tuli küsimus. Mind huvitavad ametliku Eesti suhted Vene sõjalise vastupanu liikumisega vabadussõja ajal. Ja ma püstitan 2 küsimust. Esiteks on teada, et Vene sõjalise vastupanu liikumise juht Roode Venemaale siis Eestis tegutsedes on kohatult käitunud patrooniriigi ametiisikud ametiasutuste suhtes, aga kas härra Judenitšile eesotsas on tema juhitud institutsioon tõeliselt rikkunud koostöölepingud, mille Vene valge vastupanu liikumine oli sõlminud Eesti Vabariigi võimudega ja kui palju tõepõhja on käsitlusel, nagu oleks Roode vägi ohustanud või vähemalt kui väljendanud Eesti Vabariigi ohustamist. Ja teiseks mind huvitab Vene sõjalise vastupanu liikumise kõige kõrgema teadaoleva esindaja Aleksandr Koltšaku seisukoht. Mul on teada käsitluses siis, kui küsiti Aleksandr Koltšakilt, kuidas ta Eestisse suhtub, siis ta oleks nagu teadanud, et uute riikide tunnustamine kuulub Vene Asutava Kogu ainupädevusse. Ei kuulu tema isikupädevusse, aga samas Koltšak oleks nagu möönnud, et ta ei soovi Eesti ohustamist temale alluvate üksuste poolt. Et mida te oskate soovitada, et kes on kirjutanud korralikult seoses Nikolai Judenitši ja Aleksandr Koltšakiga ametliku Eesti suhetest Vene sõjalise vastupanu liikumisega. Reigo Rosenthal on kirjutanud raamatu Loode armeest, et seda kindlasti soovitan. Ma oskan öelda ainult niimoodi, et ja ma ei ole spetsialist siin, aga Koltšak, seda küsiti ju tema käest ka kunagi, et te saaksite endale liitlasi, kui te tunnustaksite neid riike, kes on Venemaast lahku löönud, et see tuleks teile kasuks, et siis te saaksite selle oma Venemaa tagasi, siis ta oli vastanud, aga siis ei olegi meil seda enam Venemaad sellisel kujul. Judenits, ei ole ju mingi saladus, et Judenits talus pika hambaga seda Eesti iseseisvust ja lääne liitlased lihtsalt sundisid talle selle lepingu peale. Ja see on ka põhjus Eesti ju saades aru, et Judenits Eesti iseseisvust ei taha ametlikult tunnustada. Ju Eesti oli väga passiivne Judenitsi abistamisel, et me võime jälle spekuleerida siin, aga üks põhjusi, miks 1919. aasta Judenitsi peal Petrogradile läbi kukkus, oligi see, et Eesti toetus oli ebapiisav, et Eesti liikunud nendega koos Petrogradi peale, vaid jäi sinna teatud joonele pidama. Ja Trotskil õnnestus siis tuua Vene valged ei õnnestunud raudteed ära lõigata, nad tormasid otse Petrogradi peale, et Trotski õnnestus siis raudtee kaudu tuua Moskvast lisaüksusi ja siis need Vene valged löödigi tagasi. Aga lugege seda Loode armee raamatut.
muide, see on väga nüüd huvitav teema, sellepärast, et ega nüüd, kui see Tartu rahuleping sõlmiti, siis ju bolševik liidritel oli ka ju see arusaam, et see saab olla ajutine, et see on niisugune ja ma ütlesin ka seda, jah. See on ajutine ja Lenin isiklikult oli seda ju pidanud niisuguseks nagu taktikaliseks sammuks, et see ei olnud nende jaoks tõsiselt võetav. Aga vähemalt nad olid nõus puht taktikalistel kaalutlustel tunnustama Eestit iseseisva riigina, aga nüüd lääneriigid ei olnud isegi taktikalistel kaalutlustel võimeliselt tunnustama ja Venemaa need väejuhid, et nagu sisuliselt ei olnudki kedagi, kes oleks väga tahtnud. Ja Eesti tegi tegelikult selle Tartu rahu otsuse ikkagi üksi. Jah, et kõik olid vastu ja ainult bolševikud olid nüüd nõus, aga muidugi ka taktikalistel kaalutlustel. Ja Lenin oli siin võib-olla targem poliitik. Just niimoodi, trumpas kõik üle. Ja kindlasti, kui me mõtleme sündmustele 17. aasta lõpp, 18. aasta algus, eks ole, siis Lenin ju ütles ka siinsetele bolševikele, Kiigisepaga eesotsas, et kuulge, et las ta olla, et tunnustame Eesti iseseisvust, ei ole probleemi, siis võib-olla hiljem, võtame tagasi. Aga meil olid siin ikka väga tõsiusklikud bolševikud, kes ütlesid, ei mingit iseseisvust, see kõik on jama, eks ole, et me peame kohe Venemaaga ühinema. Ja see oli ka põhjus muidugi, miks siin siis bolševikud kaotasid, miks ikkagi tööerakond ka võitis ja iseseisvus välja kuulutati. Ja see tagab. Niisugune praktiline küsimus Tartlasele, et oli laevaühendus vanasti Venemaaga, aga just paar päeva tagasi hiljuti kuulsin, et selline takistus on, et tuleb tollipunktid teha, aga Venemaa käsitleb Pihkva järve sisejärvena ja sisejärvedel tollipunkti ehitada. Ma ei oska seda kommenteerida, ma tean, kunagi ma olin isegi peal, kui ma olin siin Tartus ajakirjanik ja see oli üle 20 aasta tagasi, kui Rein Kilk üritas teha siis mingisugust liini siin ja Piirissaareni viis meid, aga ma arvan, et see Pihkva järve, ja ma ütlen veel kord, et ma ei tea seda ametlikku versiooni, aga ma arvan, et kui Venemaa tõesti tahaks seda ühendust, siis see probleem ka kaoks, et saab sõid ju kontrollida Eestis näiteks või siis juba Pihkvas, eks ole, mitte siis järve peal, vaid siis nende kuskil teiste kohtade peal. Mul tuleb praegu meelde see rong, eks ole, mis on siis Helsingist Peterburgi läheb. Selle kontrollitakse rongi peal ju neid dokumente, mitte piiril ja nii edasi. Kõik on võimalik teha ka kokkulepetega, et ma arvan, et siin on see poliitilise tahte puudumine, see põhiprobleem. Aga kui nüüd jällegi Eesti iseseisvumise ja Tartu rahu juurde tulla tagasi, siis sellest on räägitud, et see oli ikkagi juhuslik, et see oli nii palju juhuseid, häid juhuseid, mis Eesti jaoks kokku jooksid. Neid oli väga palju, neid ei jõua siin praegu ette lugeda. Aga et ka üks suur sarane pluss oli ju see, et mis tegi Eesti iseseisvumine võimalikuks ja Tartu rahu, et see suudeti teha ikkagi juba nüüd 20. aasta alguses, et juhul, kui see oleks langenud 20. aasta teise poolde, et siis ju Trotski tuli oma suurte vägedega tagasi ebaõnnestunult ju suur hetkelt, kus ta tahtis käivitada revolutsiooni Saksamaal, aga ta ei pääsenud läbi Poola. Ja te rääkisite ka sellest, jah. Ja siis, et see on nüüd jällegi ikkagi sarane, et juhul nüüd, kui see sõjakäik oleks lõppenud varem ära, et siis oleks Eesti, Trotskil oleks tolle armeekond ju lihtsalt nagu mõne nädalaga Eestis läbi marssida. Jah, et isegi kui see oleks õnnestunud toona, eks ole, et ja see rahuleping oleks olnud, oligi juba olemas, eks ole, ka siis oleks ju võinud eeldada, et meid oleks tabanud mingi Gruusia saatus näiteks. 21. aastal juba ühendati Nõukogude Venemaa. Kas see on selline kiire küsimus? Mul on kiire küsimus selle kohta, et mul on selline luulu, et meile pressiti praegu peale seda piirilepingu kiiret tegemist selle tõttu, et vahepeal oli jutuks, et Jaapaniga toimub Venemaal nüüd selline diil, et pool ja pool. Ja siis, kui meie oleme selleks ajaks juba rõõmsalt ära kinkinud selle, siis on meiega korras, aga kui meie oma on veel õhus, siis võiks ju ka meie mingeid diile teha või.
aga kuidas see Jaapaniga seis praegu on? Eestit ei saa Jaapaniga võrrelda, nüüd on 2 erinevat. Aga erinevus on muidugi, aga ma pean ütlema küll, et oma karjääri jooksul ma olen näinud seda, et Jaapan tunneb väga suurt huvi selle vastu, mis Eesti piirilepinguga teeb. Ja Jaapan ja Eesti ju põhimõtteliselt ongi ju ainsad riigid, et seda piirilepet ei ole, et Läti ju tegelikult andis tagasi osa oma territooriumist. Mis seis on Jaapani ja Venemaa piirileppes, no ma sellele mingit seisu, et see Venemaa on ikkagi jätkuvalt selle vastu ja seal mingit nihkumist ei ole. No siin on selline ääremärkus ka sel härrasmehele seal, et ütlesid, et Vene rahvas armastab rahu. Ma möönan seda, aga Venemaa on alati ikkagi pidanud neid vallutatud territooriume enda omadeks. See on nagu ajaloos juba niimoodi ja selle territooriumist loobumine, seda võetakse kaotusena. Et see on väga Vene imperialistliku mõtteviisi osa, et sellest ei saa üle ega ümber. Et loomulikult keegi ei taha sõda ja ma arvan, et kui ma nüüd tulen siia sisepoliitika juurde veel, et suur osa sellest, miks siin ei toimunud seda Krimmi stsenaariumi. Muidugi siin on ka see, eks ole, et Eesti on arenenud, Ukraina ja riigistruktuurid on tugevamad ja korruptsioon on väiksem. Aga oli ka see, et siin Vene meedia, vähemalt need siis Eesti Vene ajakirjanikud käisid Ukrainas ja näitasid koha pealt, kui jube olukord seal on. Kus inimesed on kodudest välja aetud, kus tõesti see, et inimesed, kes olid harjunud käima külast külla, majast majja, avastasid, et nad on äkki teise pool piiri, kus on ikkagi tapetud, kus on seadusetus, kus mingisugused jõugud käivad lihtsalt ringi ja röövivad inimesi. Et see toodi Vene inimestega väga selgelt kätte siia koju. Ja ma arvan, et see on kindlasti üks põhjus, et miks seda Krimmi stsenaariumit ei ole siin rakendatud. Olgu, ma arvan, et anname Erkile nüüd natuke puhkust ka, mis oli väga äge ettekannet. Olgu, nii nagu enne mainitud sai, siis allkorrusel salongis ootab kõiki väike kohv, väike küpsis. Et kohtume seal. Aitäh, et tulite, ma loodan, et kõigile meeldib.